No nii, rahvas. Üle pika aja jälle aeg teha üks korralik Maiki TV osa. Olen olnud mõnda aega pausil, sellepärast et ma lihtsalt ei viitsinud filmida. Täna on esmaspäev, pühapäeval sõidan ma tagasi Ameerikasse Kilcliffi 3,5 nädalaks paugutama trenni. Mul ei ole mingit fighti ees, mul ei ole midagi tulemas, aga lähen lihtsalt paugutama ja ennast arendama. Nii et põnev ja võtan kindlasti Ameerikasse seekord ka kaamera kaasa ja seekord proovin tõesti vlogi teha ka. Et nüüd mul on jälle see vlogi vibe peal ja viitsin möllata, nii et paugutame. Igatahes täna meil väga tegus päev tulemas, nagu ikka. Suundumegi praegu saali, viskasin hommikul Jete lasteaeda. See on siuke iga hommikune trall. Vaatasin mingi PFL-i poiss ja üks kord nagu okei täitsa. Tum! Siia läheb, vaata käis seal andal. Täna ei mitu korda. Vaid käis mingi mis teha. See. Hästi. Käisin. Nüüd võtte see õue. Võtte käe. Kõlbus kohe. Jalg kõrgele. Konks. Teisele poole. Teine. Hästi välja. Ai, raisk. Mis käsi sisse panna? Trenn tehtud, nüüd tulin astroloogiat tegema, nagu näete, siin on mu uus astroloogia setup, puur, toolike. Ma teen astroloogiat särgiga, aga mu särk on kortsus, nii et mul tehakse see ilusaks, nii et 2 ühes teenus. Tere kõigile, mina olen Maicel Astur ja töötan vaatamas Asturi astroloogiat. Täna räägime UFC 328 ja võtame ette 30 põnevat fighti minu jaoks ja ennustame, kes hakkab puurist võitjana. Ja siin see on, need on minu UFC 328 ennustused. Ehk siis ütle, aitäh kõigile vaatamast, jätke kommentaarid, mis teie arvate ja näeme järgmises episoodis Asturi astroloogiaga. Boom! Come on! Ma arvan, et sa ei peagi mõtlema nagu tulevikus, vaid nagu üleüldse, nagu selles nagu filmis üks keeles, et sa näed enda tehnikaid asju rohkem hakkab. Ja. Ma olen... Korralik päev, nagu ütlesin, hommikune trenn tehtud, astroloogia tehtud, jõusaal tehtud, natuke oli õhtul siuke võib-olla lötutunne, hommikul oli päris korralik maadlus, seinamaadlus, grappling, pluss veel lapat lõppu, nii et korralik hommikune trenn. Tegelikult see nädal peaks natuke kergemalt võtma, kuna pühapäev lendan Ameerikas, nagu video algus ka mainisin, seega tegelikult tänapäev või see nädal peaks tegema siukse veits deloadi, aga tegelikult oli täna veits rohkem täispäeva, kuna ma veits rohkem puukisin selle päeva täis, kuna mul tuli täna töövarjupäevale üks poiss Võrust, Roland, nii et Roland, mis arvad? Jõu. Et ikka raske elu on see sportlis, et mina vist ei saaks tänase päevaga niimoodi hakkama nagu Maicel Astur, et ikka väga lahe elu.
come on. Ja nüüd viimane asi tänases päevas on grupitrenn ja korralik punt. Ja korralikud löögid lõpuni. Üks saaks maksa somemees ka siin. Ja siin veel. Ja siin perekond Asturit ka. Natuke nüüd nagu natuke muudame. Nüüd ma lähen rohkem nagu peale. Sama komboga. Haak, sirge, paari tagale, et ma astun midagi ikka peale. Jab, kalkik, samm tagasi. Sirge, haak, samm välja, asend. Kalkik, samm välja. Näete. Kalkik, samm välja, käsi ees. Sirge, haak, samm ka. Et miks sa laua taga ei söö? Mulle meeldib. Uus päev, uued tegemised, suundun just praegu Nodesse, et teha veits grapplingut ja täna rohkem ise trenni ei teegi, sellepärast et nagu ma ütlesin, peab veits kergelt, aga tegelikult tunnen, et selline väsimus on peal, öösel ei maganud ka väga hästi, nii et teeme sellise korraliku grapplingu trenni ja siis saab juba ülejäänud päeva puhata. Väike vlog ka, maailmameister Kovanov, ütle tere, Maiki TV-le. And sometimes it's hard to actually even land it against someone who knows. But then it's easier for me to do whatever. Oh, this is gonna be fun. Okay. Täna hommik pigem rahulikum, vaatan One Championship Jaapan, One Samurai Japan ja kõige rohkem ma ootan Yosayuki versus Jonathan Haggerty. Esiteks, kuna Haggert tuleb ju ka Eestisse seminari andma, aga vastan Yosayuki, ma olen ta jälginud juba ikka siin paar aastat ja ütleks, et ta on üks mu lemmik kickboxeid praegu. Hakkab just Kaito Ono versus Marat Grigorjan. Fight speed toimub ju ammu, aga seal oli mingi kaaluprobleemid ja värgid, nii et nüüd tehakse siis fight ära. Ja nii see oligi. Marat Grigorjan tegi Marat Grigorjanit. Väga huvitavalt läks Kaito Ono paugutama lähidistantsile. Tundus nagu äge plaan olevat, nii kauga kui enam ei olnud ja Marat nokki lõi. Täitsa crazy. Ära nii rolliks. Võta ära see tiitel. Oi, ära tula, pane käed üles. Ja ongi kõik. Takeru kukutas kõik võimsa Rotangi. Lõpuks ometi andis Rotangi lõuga alla. Ebareaalne fight. Ebareaalne oma viimases fightis. Karjääri viimane fight.
ja võtad niimoodi tiitli ära Rotangilt. Ebareaalne lihtsalt. Ei ole, mul 2 plokki alla teinud. Osa on kodus ka ikka. Niu küla vaata, mis ma ikka jään, natuke vähe. Kõigi lahka. Let's go, Edward. Aigo. Let's go, guys. Mis sa arvad sparrist? Normaalne, mul vist mingi suure kinda laik ühe silma juures, kuskil siin. Laup. Kõva pea. Kõva pea. Jah, ma olen Raivolt õppinud, et pea peab olema tugev. Come on, 6x3 tehtud. 3 minti round sellepärast, et Christopher võistleb 9. mai. On 9. mai, on ju? Eesti meistrivõistlustel. Nii et sellepärast tegime 3 minti roundi. Ja päris hea, väike hea siuke sparring, mõnus, tunne täitsa okei. Kuigi täna terve päev lüsutasin kodus, vaatasin One'i. Aga sellega on ka seekordne vlog läbi. Ma rohkem enam ei viitsi enne kui lähen America. Nii et aitäh kõigile vaatamast. Lükake like, lükake subscribe, jätke comment. You know the drill. Ja varsti juba loodetavasti näete, mis elu me Ameerikas elame. Nii et aitäh kõigile vaatamast ja peace out.